elas kord üks jänes. Jänes ootas väga lihavõtteid. Lõpuks tuli lihavõttepäev. Jänes oli väga rõõmus. Ta tahtis õhtul sõpru külla kutsuda. Aga enne oli vaja mune värvida. Jänes tõi lauale keedetud munad, värvid ja pintslid. Ta istus laua taha ja hakkas mune värvima. Esimene muna oli punane. Teine muna oli sinine kollaste tähtedega. Kolmas muna oli roheline. Neljas muna oli kollane. Viies muna oli lilla roosade südametega. Kuues muna oli punane triibuline. Seitsmes muna oli kollane roheliste täppidega. Jänes pani kõik munad korvi. Korv jäi koju. Õhtul tahtis Jänes sõpradega mängida munade koksimise mängu. Siis läks Jänes metsa sõpru kutsuma. Ta jõudis järve äärde. Seal nägi ta rebast. Rebane korjas pajuoksi. Ta murdis ühe oksa ja pani selle korvi. Siis murdis ta teise oksa ja pani selle ka korvi. Jänes ütles: Rebane, täna on lihavõtted. Tule õhtul mulle külla. Võta pajuoksad kaasa. Rebane naeratas ja ütles: Ma tulen. Jänes jooksis edasi. Edasi nägi Jänes karude maja. Ta vaatas aknast sisse. Toas olid karuema ja karupoeg. Nad tegid pühadeks suurt kooki. Laual olid kõik asjad valmis. Piim, jahu, või, pärm, suhkur ja rosinad. Karuema valas kaussi piima. Karupoeg pani sisse pärmi. Siis lisas karuema jahu. Pärast panid nad sisse munad, või ja suhkru. Lõpuks lisasid nad rosinad. Nad segasid kõik hästi läbi. Siis panid nad taigna vormi ja panid vormi ahju. Mõne aja pärast võtsid nad ahjust välja ilusa pruuni lihavõtte saia. Nad kaunistasid kooki glasuuri ja kommidega. Jänes astus sisse ja ütles: Oi, kui ilus kook teil on! Tulge õhtul mulle külla. Võtke kook kaasa. Lihavõtete alal süüakse kooki. Karuema ja karupoeg ütlesid: Me tuleme kindlasti. Jänes tänas ja jooksis edasi. Varsti kohtas ta oravat. Orav tegi lihavõtte kaunistusi. Tal olid ilusad paberist lilled, liblikad ja paelad. Jänes rõõmustas ja ütles: Orav, tule õhtul mulle külla. Võta kaunistused kaasa. Maja peab püha ajal ilus olema. Orav ütles: Hea meelega. Jänes läks edasi. Siis kohtas ta siili. Siil korjas metsas lumikellukesi. Jänes ütles: Siil, tule ka mulle külla. Võta lumikellukesed kaasa. Need on väga ilusad kevadlilled. Siil oli nõus. Jänes läks veel edasi ja kohtas öökulli. Jänes ütles: Öökull,
tule õhtul mulle külla. Ma kutsun kõik sõbrad kokku. Aga mul ei ole raamatut. Ma tahan kuulata lihavõtte jutte. Öökull ütles. Ära muretse, mul on raamat olemas. Öökull lendas puu juurde. Ta võttis puuoksalt raamatu ja lendas tagasi. Jänesel oli väga hea meel. Ta jooksis kiiresti koju tagasi. Kui jänes koju jõudis, oli kõik juba valmis. Orav oli maja ära kaunistanud. Rebane oli pannud pajuoksad seinale. Siil oli pannud lumikellukesed vaasi. Karuema ja karupoeg tõid kaasa ilusa koogi. Ja öökull lendas kohale raamatuga. Kõik sõbrad istusid laua taha. Öökull luges neile lihavõtte juttu. Kõik kuulasid vaikselt ja rõõmsalt. Pärast hakkasid nad mängima munade koksimise mängu. Kõigepealt mängisid rebane ja jänes. Rebasel oli punane muna. Jänesel oli roheline muna. Nad koksasid mune kokku. Rebane võitis. Siis tuli orav. Oraval oli kollane muna. Aga jälle võitis rebane. Siis tuli karupoeg. Karupojal oli sinine muna kollaste tähtedega. Seekord võitis karupoeg. Pärast tuli karuema. Karuemal oli lilla muna roosade südametega. Aga karupoeg võitis jälle. Siis tuli siil. Siilil oli punane triibulne muna. Siil koksas munaga ja võitis karupoega. Viimasena tuli öökull. Öökullil oli kollane muna roheliste täppidega. Öökull ja siil koksasid mune kokku ja jälle võitis siil. Nii oligi. Punane triibuline muna, kõige tugevam muna. Kõik rõõmustasid. Nad sõid kooki, vaatasid ilusaid lilli, imetlesid kaunistusi ja olid koos väga õnnelikud. Jänes mõtles. Lihavõtted on kõige ilusamad siis, kui sõbrad on koos.